Tere ilusat esmaspäeva! Kas sul on ka vahel tunne või on see tunne praegu või on see tunne väga tihti, et sul ei ole lihtsalt energiat, jaksu või ka aega, et ehitada üles oma unistusi, et ehitada üles seda ettevõtet, millest sa salamisi unistad, tuua neid tulemusi, mida sa päriselt endale tahad. Täna räägin ma sulle sellest, mis võib olla sulle lahenduseks ja see võib-olla ei ole see, mida sa oled harjunud mõtlema. Ma räägin sulle täna fookusest, sellepärast, et sa saad seda, millele sa keskendud, eks? Aga kuidas seda fookust hoida ja kuidas siin mõelda nagu tõeline nii-öelda siis maailmaklassi väga edukas inimene, eks? Ma ei räägi lihtsalt ettevõtlusest, ma räägin üldse jõukuse loojast ja kuidas mõtlevad siis väga-väga edukad inimesed. Ja kuidas on see seotud sinu eneseväärtustamise enesekindlusega, nagu ikka, eks? Niisiis, üks olulisemaid asju, millest jällegi meile keegi mingil huvitaval põhjusel ei räägi ega meile seda ei õpeta, eks? Aga mis on üli oluline, et sa sellest oleksid teadlik ja hakkaksid rohkem märkama, mis seisus siis sina selles suhtes oled, on sinu mentaalne energia, sinu mentaalne. Kui me mõtleme selle peale, et me oleme väsinud, siis tihti me oleme harjunud või meie mõistus läheb automaatselt sinna, et me oleme füüsiliselt väsinud, ma ei tea, keha või niimoodi. Ja õhtuks hästi tavapärane on see, et õhtuks, ma olen nii väsinud, ma ei jaksa midagi teha, on ju. Ja me küll, me kasutame väljendit pea ei võta enam. Aga tegelikult, mis selle taga ongi just nimelt mentaalne väsimus, mentaalse energia, mõtte energia, mis on tegelikult väga suur asi meis. Sellega me oleme väsinud. Ja nüüd, mida teevad väga edukad inimesed ja väga jõukad inimesed, nad kaitsevad nagu sõdurid oma riiki. Nad kaitsevad seda oma mentaalset energiat. Ja nad on väga nii-öelda siis fokusseeritud sellele, et nende nii-öelda energia ei läheks kuskile emotsioonide peale ja asjadele, mis on tegelikult pikemas perspektiivis ebaolulised. Vaata, iga otsus, täpselt samamoodi nagu meil on nii-öelda 24 tundi ööpäevas ajalises mõttes, on meil ka nii-öelda energiat, on siis see füüsiline jaks või on see sama mentaalne energia, seda on nii-öelda täpselt nii palju, kui meil seda on, on ju. Aga ja päeva lõpuks me väsime ära, eks? Ja nüüd tuleb siin enesejuhtimise teema tegelikult või teadlik mõtlemine, eks? Väga edukad inimesed mõtlevad kui mass ja tavapärane inimene, kui nii võib öelda. Ta ei mõtle, vaid ta toimetab automaatika peal. Ja ehk siis alateadvus kontrollib suures osas meid nagu nii, on ju. Aga siin tulebki see teadlik märkamine, teadlik juhtimine mängu. Ja mida ma selle all mõtlen? Näiteks, oled sa võib-olla ka kuulnud, Steve Jobs kandis kogu aeg ühtesid ja samu riideid. Mark Zuckerbergi, Facebooki asutaja kohta räägitakse täna sama, ta kannab kogu aeg ühte ja sama T-särki. Sellepärast, et nad hoiavad kokku oma mentaalset energiat sellega, et nad ei pea iga jumala päev valima, mida ma täna selga panen. Ehk siis nad vähendavad neid otsuseid, neid mikromanageerimist oma igapäevas, neid otsuseid teadlikult. Üks põhjus, miks jõukad ja edukad inimesed palkavad koristajad, palkavad koduabilised, kes teevad süüa, mida iganes näiteks on ju. Sellepärast, et nad ei peaks kulutama oma mentaalset energiat sellele, mida ma täna süüa teen. On ju? Kui palju sa oled olnud selles olukorras, mul on kopp ees sellest, mida ma sealt poest otsa, mida ma täna süüa teen. Aga sa praed ennast selles kontekstis kogu aeg, see on mentaalse energia kulu. On ju?
Ja siis sa mõtled kuskil kukla taga, kes on aiapidajad näiteks, on ju. Mul on vaja see ära istutada, oota, siis mul on vaja see, ühesõnaga, su päev on täis igasugust väikeseid asju, mis pikemas perspektiivis viivad ära su fookuse sellelt, mida sa tahad luua, on ju. Ja see on teadlike valikute tegemine, eks. Ja edukad inimesed, nad kaitsevad oma energiat sellega, et nad annavad kõik siuksed asjad oma käest ära, et nad saaksid hoida fookuses, siis nad saaksid olla selles visioonis, mida nad tahavad, et neil oleks ressurssi, just nimelt seda mentaalse energiaressurssi, tegeleda oma visiooniga ja hoida seda fookust pikemas perspektiivis. Tuleme äri konteksti, on ju. Väga edukad tegevjuhid ja ettevõtjad, nad ei tegele igapäevaste miniotsustega, on ju, vaid nad on need ära delegeerinud sellepärast, et see nõuab mentaalset energiat, on ju. Nad tegelevad suurte otsustega. Energia mõttes võtab see täpselt sama palju, on ju, kui mingisugune väike otsus, aga nad teevad valikuid pikas perspektiivis, nad lähtuvad oma sellest visioonist, on ju. Ja nüüd see, et kui oletame, kui sul on olukord, kus klient ei ole rahul, on ju, siis mis meid on õpetatud tegema, nii nüüd sa panustad sellele, nüüd sa mõtled, issand, ta ei ole rahul, siis sa oled võib-olla natukene tahad vastu panna, on ju, et tema ikkagi tegi valesti ja siis sa mõtled ühtepidi ja mõtled teistpidi ja siis sa mõtled kolmandat pidi ja siis sa mõtled ikkagi, mis ma peaksin talle vastama, et oleks nüüd kõik osapooled. Vaata, see võtab nii palju mentaalset energiat sinult, on ju, kuni sa lõpuks jõuad otsuseni. Aga kas see kliendi situatsioon tegelikult pikas perspektiivis selles, mida sa tahad luua, kas see mõjutab, kas sellel on nüüd nii suur mõju, et see peaks nõudma sinult nii palju seda mentaalset energiat või ei ole, on ju? No see on meie igaühe enda otsustada, aga sellised väiksed otsused annavad suured juhid, nad hoiavad oma energiat, nad kaitsevad seda kui sõjaväelased oma riiki, et ei, ma ei luba sellel sinna minna, ma ei luba sellel sinna minna, on ju. Ja sellepärast nad inimesed tunduvad ka hästi fokusseeritud, nad ei lähe teisi inimesi teiste päästmine, siis nad vägagi vaatavad, kuhu läheb nende emotsioon ja nad ei luba endale seda, on ju. Ja see on see enda vaatlemine, enda märkamine, see on teadlik enese juhtimine, kuhu ma panen oma mentaalset energiat just nimelt, on ju. Ja siis nad jõuavadki, on ju. Ja nad kaitsevad seda nagu tõelist kõige tähtsamat asja, on ju. Ja selle läbi nad kogu aeg hoiavad fookust. Ma olen siin videotes ka varem maininud. Miljonärid vaatavad oma visiooni, oma eesmärke 1 kord päevas, miljardärid 3 korda päevas. Ja nad on kogu aeg selles ja kogu aeg teevad otsuseid selles suures pildis. Kui tuleb keegi, nad ei luba endal reageerida asjadele, on ju. Vaid nad ütlevad ei, vaatavad suurt pilti ja panevad edasi, on ju, vastavalt sellele. Ja kõik võimalikult kogu aeg ära anda. Kui meie oleme harjunud mõtlema, et me delegeerime äris oma tegevusi, on ju, siis mida on vaja ka delegeerida? On vaja delegeerida just nimelt otsustamist, otsuseid. Kõik, mis on väikesed otsused, anna käest ära, sellepärast, et sa kaitsed sellega ennast ja sa jõuad niimoodi ettevõtluse redelil palju kaugemale, palju kiiremini, on ju. Aga see julgus on lahti lasta, see julgus on olla selles, see tuleb eneseväärtustamisest. See ei tule tahtejõuga, sa võid tahtejõuga olla nii, nüüd ma hakkan kaitsma, aga su elevant on niivõrd võimas, on ju. Alateadvusest ma räägin minu jaoks, kui ma räägin elevandist, ma räägin alateadvusest, sest on tohutu võimas. Ta kontrollib meid 93–98% juhtudest, eks. Ja sa pead teadma neid sügavaid asju ja sa hakkad seda enesekontrolli, ennast teadlikult juhtima, ennast väärtusta. See põhi on see, et sa väärtustad ennast, on ju. Mitte sa ei tee seda tahtejõu pealt, sest nüüd ma olen, see on enese tõestamise pealt, on ju. Ja see ei teeni sind pikalt, ehk siis see peab tulema orgaaniliselt justkui, see on sinu normaalsus ja siis tekib ka sinu kui inimese vastu respekt. Selle teemal just rääkisin pikalt siin mentorprogrammi grupiga eile, aga mentaalne energia on see, et sul ja millest see sind veel kaitseb, on see, et
sul ei teki sellist, mida meil täna on nii palju, see infoküllus, see nii palju otsuseid, mida me peame tegema, asju, mida me peame meeles pidama. Oled võib-olla kogenud ka seda, et sul lähevad nagu justkui mingid asjad, isegi mingid kohtumised meelest ära. See näitab seda, et su energia on laiali. Su mentaalne energia on laiali, sa ei ole fookuses, ja tõenäoliselt automaatika pealt teed sa mingeid, sa isegi ei tee otsuseid, vaid sa lähed automaatselt harjumuspäraselt käitumised. Vot nendele asjadel on vaja jälile jõuda, et sa saaksid fookuse ja siis sa teed teadlikult sa mõtled, Mõtlemine tähendab seda, et mis on minu jaoks oluline, mis on mu visioon ja kas ma päriselt nüüd juhin ka enda käitumist selle järgi, mis on minu visioon, Mitte ei lase elevandil kontrollida, eks. Ja elevandist tuleb siis ka koolitada teda niimoodi, et ta hakkaks tegema neid samme, mis toetavad sinu neid tulemusi, mida sa endale tahad. Et ta hakkaks sinna poole liikuma ja see siis automaatselt toob sulle need kergemalt need tulemused, mida sa endale päriselt tahad. No vot, sellised mõtted sulle siia selleks nädalaks. Soovin sulle edu ja kui sina oled valmis päriselt sügaval tasandil oma elevanti ikkagi toetama ja tahad õppida ja aina enam säästa enda mentaalset energiat, teadlikult tegutsedes, siis endiselt kutsun sind 1-1 coachingusse 3 kuud intensiivset, jah, küll tööd, aga sa ei ole enam sama inimene, kui sa oled selle teekonna läbi teinud, nii et kas tuleb käesolevast aastast, pool aastat on möödas, kuidas läheb, kas tuleb sinu jaoks elumuutev aasta, elumuutev suvi või mitte, kuidas on? Kui sul on küsimusi selles osas, siis olen olemas, kirjuta mulle liina@vetik.com ja vaatame, kuidas me siis edasi lähme koos. Aga olgu, ilusat alanud nädalat igal juhul ja kohtume uutel nädalatel jälle. Tšau, tšau!